Tšauka! Tere tulemast tagasi! Või kui sa oled uus, siis tere! Minu nimi on Anni. Tänane video on natukene pidulikum. Sest et mu kanal sai just paar päeva tagasi 1-aastaseks. 26. märtsil 2021 lisasin ma oma kõige esimese video YouTube'i. On olnud väga äge ja põnev teekond. Suur aitäh sulle, kes sa oled minuga olnud juba esimesest videost alates ja suur tänu ka sulle, kes sa oled mu video võib-olla leidnud alles eile või täna. Meid on juba kogunenud väga tore hulk ja olen väga põnevil ja väga selline entusiastlik jätkama ja kasvatama veel suuremaks ja veel toredamaks meie nahahoolduse ja iluperekonda. Olen tõeliselt tänulik kõigile teile. Aitäh! Ja mul on tunne, et on hakanud selline väga tore suhtlus pihta, et väga toredasti juba julgete mulle kommentaari kirjutada või oma mõtteid või küsimusi või siis soovitada mulle mingeid ägedaid tooteid, et see on nagu väga mõnus osa sellest YouTube'i tegemisest, sest mul on alati tunne, et muidu see jääb selliseks väga üksikuks tegemiseks. Sa võid ainult ette kujutada, et ma planeerin videot üksi, ma filmin siinsamas kaameraga üksi, ma monteerin selle üksi, ma panen selle üksi ülesse, siis tõesti on väga suur rõõm lugeda teie kommentaare videote all. Sest see on justkui selline väike peegeldus minu väga enne seda siis üksikule toimetamisele. Nii et aitäh, kes sa oled ka kommenteerinud. Julgustan seda tegema veel. Teeb alati südame väga soojaks. Nii, aga pidulikkuse jätkuks, siis tänane video on selline natukene lobisevam, et ma ei jaga täna ühtegi toodet, ei ole meigivideoga tegu, et selline pigem lobisemise video. Küsisin teilt esimest korda nõu, et millistel teemadel veel videosid teha detsembri alguses. Ja tegingi teile siis ettepaneku, et olge head, küsige minult küsimusi, et saaksin siis pakkuda teile infot või videosid, mille vastu teil endal huvi on. Ja ma olen nüüd teinud neid videosid ikkagi järk-järgult päris mitmeid nendele küsimustele vastustena, aga sealt on mitmed vastused ära jäänud ja ma olen teile selle võlgu. Nii et tänases videos ma natukene vastan neid küsimusi, panen ka uue palli veerema, ehk siis ka tänase videoga, sünnipäeva videoga. Ole hea, kui sul on jällegi mõni uuem küsimus, teema või kui sa oled uuem jälgija ja ei tea minu detsembri alguse ettepanekust mitte midagi, siis ole hea, viska mulle siia video alla kommentaar, kas siis küsimus, mingi teemapüstitus, mis iganes mõte sul tuleb, mida sa tahaksid võib-olla siis nahahoolduse või iluteemadel rohkem teada saada. Ja mida saan siis oma tulevikuvideotes käsitleda. Aitäh veel kõigile, kes ka detsembrikuu video alla kommentaari pani, et väga tore. Neid tuli ikka päris suur hulk. Osad teist panid isegi mitu küsimust, nii et mul oli seal vastamist küll ja veel. Üks küsimus nendest oli kaelahoolduse kohta, selle video mul on tehtud. Seal oli ka küsimus, kui oled valinud vale toote. Selle tegin ka, rääkisin ka miiliumitest, et üks küsimus oli selline, et mis on need valged väiksed punnikesed nahal, mida ei saa pigistada ja need on miiliumid. Et mul on ka selle kohta tehtud video, kui sa tahad nende kohta rohkem teada saada. Viistrikute kohta oli küsimus, et mul on ka viistrikutele pühendatud video, et viistrikute hooldus juba varasemalt käsitletud. Nii, aga mul on tunne, et vaatan korra veel. Huulehooldus oli minu meelest üks video, mis ma tegin sellega seoses just. Nii, ja mis mul siis vastamata on jäänud? Küsimus siis Riin Kodu saatis mulle, tšau Riin. Sa küsisid mu käest kallite kosmeetikaprotseduuride kasu. Kas ma pooldan, kas sellest on ka päriselt abi? Alla näiteks, et 1 kord kuus käia, kui pole just mingeid raskeid nahaprobleeme, kirjutab ta. Näiteks, et mingit nahahooldusprotseduuri tegemas. Sest kui keskmine hind ühel protseduuril circa 50-60 €, siis selle eest saab juba olenevalt brändist päris mitu toodet osta.
just, millega saab siis nahka poputada regulaarselt mitme kuu vältel lausa. Ehk siis, et kas ma pooldan ja arvan, et on kasu või pigem mitte ja võiks selle raha nii-öelda alles jätta ja osta võib-olla hoopis selle asemel tooteid. Ma nüüd selle koha pealt tõesti ei ole võib-olla kõige asjatundlikum, sest et ma ei ole ise käinudki ammu kosmeetiku juures. Ma olen nüüd olnud 2,5 aastat, 3 aastat selline iseõppija ja ise toimetaja ja tänu sellele ka tegelikult minu kanal sündis, et jagada lihtsalt seda infot ja teadmisi, mida ma olen aastatega kogunud ja mida enda peal olen siis katsetanud ja mida ma tunnen, et ta tõesti töötab. Aga nende kallite protseduuride osas on küll vist see loogika, et näiteks väga tugevat happekoorimist kindlasti mine professionaali juurde ja veel uuri üle, sest et ma olen ka kuulnud lugusid, kuidas selline tugevam happekoorimine ühes salongis versus teises salongis on totaalselt erinevad kogemused. Ja et kas dermatoloog või kosmeetik, kes sulle teeb seda protseduuri, üldse tunneb su nahka, teab su naha piire, teab su naha seisundit üleüldiselt, et ütleme niimoodi, et mul on tunne, et selline kosmeetiku juures käimine, kes teeb sellisemaid natukene, ütleme, tugevamaid hooldusi, mis võib siis nahale mõjuda, ütleme niimoodi, et ärritavalt ja liialt selliselt traumeerivalt, kui me ei tea, millised on naha üldse sellised piirsituatsioonid või mida nahk üldse talub. Sellisel juhul tõesti ma vist kuidagi uuriks väga-väga üksikasjalikult, et kes see inimene on, mida ta on õppinud, kuidas ta teeb, küsida, kes on ta juures käinud, suhelda temaga enne, käia võib-olla alguses hoopis naha analüüsis või kuidagi mitte kohe minna peale sellise tugeva hooldusega ja loota, et ta ei tee sulle võib-olla rohkem kahju kui kasu siis. Selles osas jah, tõesti need sellised tugevad hooldused kindlasti vajavad professionaali kätt, aga professionaalil on ka vist vahe sees. Et keda ikkagi lasta oma näo naha kallale niimoodi, et sa võid teda 100% usaldada. See on tõesti niisugune päris paras amps, mida lahendama hakata. Et ma ei ole ise seda jõudnud veel teha. Mul on huvi, aga ma ei ole lihtsalt jõudnud, ütleme niimoodi. Ma ei tea, kas see vastas küsimusele, aga ütleme jah niimoodi, et ma lihtsalt kõige tavalisemat nahahooldust võib-olla läheksin tegema ainult siis, kui ta tõesti on selline väga meeldiv ja lihtsalt selline enese poputamiseks. Võib-olla mitte just selle efekti saavutamiseks, aga just lihtsalt enese premeerimiseks või selliseks enese poputamiseks just. Minu ema on õppinud näiteks näo gua sha'd ja tema juures ma olin talle modelliks siis, kui ta õppis ja vot seda ma küll julgen soovitada. Gua sha'd tehakse ju ka kehale ja gua sha üleüldiselt siis töötab meie lümfisüsteemiga ja parandab vereringet, lümfisüsteemi, massaaž seal juures niisamuti, et on tõeliselt mõnus ka näol, et seda ma julgen soovitada. Ema käte all küll oli see super kogemus. Ja ka seal gua sha näo massaažis siis tegelikult kasutatakse selles hoolduses ilusat mõnusat puhastust. Seal on nii-öelda siis gua sha massaaži osa, kus on siis seda tehakse õlidega, et su nahk saab kogu aeg sellist mõnusat niisutust ja poputust veel juurde. Ja minu meelest seal lõpus on veel niimoodi, et sa oled 10 minutit vist maski all, nii et sa saad veel ka tõesti nagu näohoolduse. Ja lõpuks pannakse näole veel kreem ka, et tegelikult sa saad näohoolduse ja mõnusa sellise vereringe ja lümfiringele boosti. Et super mõnus, et seda julgen soovitada. Aga teiste osas ma ei tea. Nii, vaatame, mis mul veel siin on küsimuses. Riin küsis tegelikult veel. Okei, vastame sellega ära. Et kuidas ma suhtun müüti, et nahale peaks andma mõni päev nädalas või kuus täielikku puhkust. Nii öelda, et ei tee ei meiki ega kreemi ega miskit. Meigi puhul tundub loogilisem, aga nahahooldusest ei tahaks küll nagu vahele jätta. Nahahooldust ei tahaks küll vahele jätta. Nõustun siin juures tõesti. Riin kirjutab ka, et samuti arvavad paljud endiselt, et kui hakkad kreemitama, siis nii-öelda jäädki kreemitama. Ja et nahk ise ei saa enam hakkama niisutusega. Mida ma sellest arvan? Ja et mis võib juhtuda siis, kui näiteks 30-aastane kasutab 60-sele mõeldud kreeme? Okei.
siin oli päris 3 küsimust isegi, okei, vastame nad kõik ära. Nii esiteks oli müüt siis, et tuleks nahale anda puhkust, kas siis meigist või lausa kogu nahahooldusest. Nahahoolduse osas üleüldiselt nahale puhkust. See on huvitav kontseptsioon. Kui me teame naha anatoomiat ja füsioloogiat, siis nahk meil pidevalt uueneb. Ja see müüt, et nahk justkui harjub ära millegiga, ei ole tegelikult väga võimalik. Sellepärast, et nahal puudub närvisüsteem, nahk on kogu aeg pidevalt uuenev, ehk siis naharakud ei säili. Üks kindel naharakk naha koostises ei säili siis üldse väga kaua. Meie nahk vahetub täielikult välja kuu aja jooksul. Mida vanemaks me saame, seda muidugi aeglasemalt see ring käib, aga üleüldiselt meie naharakud kogu aeg uuenevad. Ja kui sa kreemitad ühte naharakku ja nädala pärast sa kreemitad juba järgmist naharakku. Et ütleme nüüd, et nahal puudub selline salvestussüsteem, et ta saaks aru, et nii, okei, ma olen nüüd selle kreemiga ära harjunud ja ma umbes ei soovi seda enam või ma ei tea, või see ei tööta enam, et see on huvitav. Et minu jaoks on see natukene küsimärk, see ei toimi nii. Nahk ei saa millegiga justkui ära harjuda, sest et ta on pidevalt uuenev. Nahas muidugi võivad tekkida protsessid, mis on üldse sõltumata sellest, mis kreemi sa kasutad. Nahk on ju meie kõige suurem organ. Meie kogu keha sisetöö peegeldub ka meie nahas. Ehk siis, kui meil on näiteks seedeprobleemid või on stress, või me ei joo piisavalt vett või me ei maga hästi, siis see võib peegelduda ka meie naha tervises. Sest et me oleme kõik üks kogu organism, et nahk ei ole eraldiseisev, me oleme kõik üks tervik. Ja tõesti, et võib olla see, et ühe kreemi kasutamisega tekib tunne, et 2 kuu pärast on mingi muutus ja tekib tunne, et võib-olla nahk on kas ära harjunud või justkui ta ei tööta enam. Aga see peaks olema minu jaoks loogiliselt võetuna tingitud sellest, et miski muu organismis või väliskeskkonnas või tegevuses on muutunud. Nii, okei, kaldusin juba kuhugi kõrvale. Ehk siis ma tunnen, et seda puhkust aktiivainetest, näiteks retinoli kasutamisest või C-vitamiini kasutamisest, ma ei tunne, et on vaja. Sest et kui sa saad efekti, et see su nahale meeldib ja su naha olukord paraneb, siis miks sa peaksid sellest puhkama? Jah, sa võid vahelduseks teha 2 nädalat näiteks, et sa kasutad ainult niisutavat seerumit, puhastust, kreemi ja SPF-i, et sa jätad näiteks aktiivained välja, seda võib vabalt teha. Et ei ole vaja kogu aeg võib-olla aktiivaineid kasutada. Et tuleb hästi vaadata ka oma nahka, oma naha olukorda ja seda, mida sa reaalselt ka vajad. Et lihtsalt kasutada mingisugust toodet sellepärast, et ma ei tea, keegi soovitab seda, ei ole ka võib-olla mõttekas. Et pigem ikkagi aidata oma nahka just selles valdkonnas, mida sa tunned, et tal on vaja või näiteks mis sind naha puhul näiteks mitte häirib, aga millega sa tahad lihtsalt töötada. Näiteks pigmendilaigud või tekstuur või rasusus või suured poorid. Et need on nagu üks väike loetelu sellest, et mis võib-olla, mille osas saab siis hakata teatud toimeaineid ja tooteid kasutama. Nii et ma ei tunne, et on vaja teha puhkust. Meigi osas jällegi sama, et kui su nahk tunneb ennast hästi, ei ole miskit nagu juhtunud, sa pesed ikkagi õhtuti, kindlasti õlibaasil puhastuse ja veebaasil puhastusega, topeltpuhastusega näo puhtaks ja teed endale õhtuse nahahoolduse, siis ma ei näe nagu muret, et miks ei võiks ennast meikida, kui see sind rõõmustab. Okei, mis siin veel oli? Siin oli veel paar küsimust. Et kui hakkad kreemitama, siis jäädki kreemitama. Et nahk ei saa enam enda niisutamisega hakkama. Ütleme niimoodi, et näohoolduse ja nahahoolduse poole pöörduvad ju inimesed, kellel on nahaga probleeme. Sa näed, et kas sul on näiteks vistrikke liiga palju, sa ei taha neid enam, su nahk on kuiv, sa tahad anda talle niisutust, et näohoolduse, nahahoolduse mõte on ju anda nahale, millest tal on puudus. Ja anda sulle parem enesetunne sinu enda nahas. Selles mõttes tõesti, et ma pigem tunnen, et ma tänu sellele nahahooldusele
aitan tal natukene paremini isegi hakkama saada ka nende päevadega, kui ma näiteks ei saa nahahooldust teha, kui ma olen näiteks haige voodis, palavikus ja nahahooldus on kõige viimane asi, mida ma tahan teha. Et kui kreemitada, siis jäädki kreemitama, no ma ei tea. Minu jaoks on see vist osa sellisest nagu enese hoolitsusest või sellisest enesepaitusest, poputusest. Ma naudin seda. Et see pakub mulle rõõmu, see pakub mulle head enesetunnet. Ja ma olen tõeliselt näinud ka oma nahas suuri muutusi või selliseid liikumisi paremuse poole, et ma tunnen ennast oma nahas paremini, kui ma pakun talle kreemi ja hommikuti SPF-i ja natukene veel seerumeid ka sinna juurde, et ma ei tea, minu meelest see on lihtsalt üks enese hoidmise ja väärtustamise ja poputamise osa. Ja seda tulebki teha siis, kui sa tõesti oled kas fanatt või esmalt sa pöördud nahahoolduse poole tõesti siis, kui sa vajad abi, et su nahk on tasakaalust väljas. Nahk on meie suurim organ ja me peaksime tema eest hoolitsema. Nii, ja siin oli veel küsimus, et mis juhtub siis, kui 30-aastane hakkab kasutama 60-aastase kreeme. Selle puhul peaks küll ütlema, et kui see 60-aastase kreem on mõeldud näiteks, et seal on retinol sees, siis 30-aastaselt võib seda juba kasutada, sellepärast et see on täiesti õigustatud nahahoolduse toimeaine juba 30-ndates ka minu jaoks. Alati on nagu lihtsam ennetada, kui siis tagajärgedega tegeleda. Oleneb lihtsalt ka nahatüübist, et osad vananemisvastased tooted on võib-olla rasvasemad, sellepärast et vanuse kasvades meie nahas siis kollageen hääbub, hüaluraanhappe tootmine hääbub, et nahk kipub rohkem vanematel inimestel kuivama. Ja tänu sellele võib-olla see toode on lihtsalt rasvasem ja sellisem toitvam. Ja kui su nahatüüp on pigem võib-olla seganahk või rasune nahk, siis tõesti see toode lihtsalt nahatüübi mõttes ei sobi sulle. Et jah, selle koha pealt 20-aastased või 15-aastased ei vaja retinoliga vananemisvastast kreemi, mis on mõeldud 60-aastastele. Aga ütleme niimoodi, et 30-selt, 35-selt võib minu jaoks neid küll juba hakata proovima ja kasutama. Et pigem ongi vaja aru saada, mis sind huvitab, mis sa tunned, et su nahk vajab ja leida enda nahatüübile ka õiged tooted muidugi. Nii, okei, vaatame, kas mul jäi veel siit miskit vastamata. Piret Mägi saatis mulle ka väga mitmeid küsimusi. Siin on mingid küsimused, mille kohta mul lihtsalt ei ole piisavat infot. Näiteks mineraalkosmeetika kasutamise kohta. Piret kirjutab, et mineraalkosmeetikat peetakse heaks, aga ta on kuulnud ka vastakaid infosid siis nafta jääksaaduste kohta. Ehk et mis on hea tervislik, võimalikult jätkusuutlik kosmeetika. Võt selle koha pealt jah, ma ei ole nii teadlik. Et kosmeetika osas mina võtan seda vist niimoodi, et esiteks see rõõmustab mind, mulle tõeliselt meeldib ennast meikida. Ja teiseks, kui sa oled teinud enda nahale tugevalt hea sinu nahale sobiva nahahoolduse ja sa kannad meigi selle peale, siis meik nagunii ei imendu su nahka. Meik jääb naha pinnale ja kui sa eemaldad õhtul ilusti korralikult topelt puhastusega, siis ma ei näe probleemi, kui sulle teki ka niimoodi ühtegi reaktsiooni või sa ei tunne, et su nahale miski toode ei sobi, siis selles osas ma tunnen, et ei ole nagu väga hullu. Teisiti ma saan täiesti aru sellest, et me tahame aru saada, mida me oma nahale paneme, mida me sinna määrime, aga jah, et ma ei ole jõudnud sellesse teemasse veel nii tugevalt süübida. Et selle koha pealt ma lihtsalt ei tea. Kas keegi teist teab mineraalkosmeetika kohta võib-olla infot, olete te kasutanud, millised tooted on head, millised mitte. Et mina olen näinud ka Eesti YouTube'is selliseid videosid, kus tõesti mineraalkosmeetika näiteks nahale nii ärritavalt mõjunud, et nahk on pärast nädalaid punane. Ja ütleme niimoodi, et siis ma valin küll selle kosmeetika, millega mul on 0 reaktsiooni. Et jällegi, võta kinni, meie nahad on nii erinevad ja nad reageerivad nii erinevalt, et isegi kõige parema sõbranna soovitus ei pruugi sinu nahal üldse toimida.
Piret küsib ka veekindla ripsmeduši kohta, et tal on näiteks kaitsemaski kandmisega kipub siis ripsmeduš päeva jooksul ikkagi pudenema või siis laiali minema. Ja siin on mul suurepärane soovitus. Ripsmedušide seas on, ütleme, 3 tüüpi ripsmeduši olemas. On tavalised ripsmedušid, on nii-öelda veekindlad ripsmedušid, mis on mingis mõttes nii-öelda müüt levib, et nad on natukene tugevamad või kangema kraamiga. Ja 3. ripsmedušide tüüp on tubing mascaras. Nii-öelda siis sellised ripsmedušid, mis tulevad ära sooja veega ainult. Seda on olemas näiteks Sensail on mitu tükki. Ma arvan, et võib-olla enamustel firmadel on juba selliseid tubing mascarasid olemas ja tavaliselt toote kirjelduses on kindlasti märgitud, et on eemaldatav ainult sooja veega. Et ta moodustab siis ripsme ümber sellise nii-öelda kihi, mis tulebki ära ainult sooja veega. Ja see tubing mascara sooja veega eemaldatav ripsmeduš ei lähe siis laiali, ei lähe tükki päeva jooksul ja ka võib käia tegelikult jahedamas vees ujumas, sellepärast et ta eemaldub ainult sooja veega. Nii et selline hea nipp neile, kellel alati ripsmedušid kipuvad siis kas pudenema või laiali minema, siis selline tubing mascara on hea valik. Piret küsib ka silmaümbruse poputuse kohta, et seda võib käsitleda igal võimalikul moel. Jällegi üks teema, millega ma ei ole ise niivõrd tuttav, sest et ma ei kasuta eraldi silmaseerumeid või silmakreeme, et silmahoolduse tooteid. Ma toon tegelikult kõik oma seerumid, õlid ja näokreemi, SPF-i ka ilusti siia nii-öelda silmaluule või silma alla, mitte küll täiesti siia hästi lähedale, umbes sellesse kohta ikkagi. Ja ma ei ole tundnud, ütleme, väga suurt vajadust. Aga vaatame, äkki tulevikus saan katsetada mingeid tooteid, mida võib-olla saan ka soovitada. Aga too juba praegused oma igapäevased nahahooldused tooted ilusti siia, ütleme, silmaluule, poputa ka kõigi oma seerumite, kreemide, õlidega seda piirkonda. Piret küsib ka, et kas ja kuidas hooldada nahka enne peale saunatamist. Ja ütleb siin küsimuses ka seda, et ta on märganud seda, et pärast saunas käimist vajab ta nägu veel erakordselt tugevat kreemitamist, sest et nägu kipub isegi ketendama ja väga-väga tugevalt kuivama. Kuigi ta ise ütleb oma nahatüübi kohta pigem normaalne. Saunas jah, selles mõttes tekib selline protsess, et ütleme, et kui sa käid vahepeal dušitad, jahutad ennast maha, siis see vesi, millega sa ennast pesed, ma olen sellest ka rääkinud, et kuidas saada, et see niiskus naha sisse jääks, on siis see, et sa pead panema sinna kreemi peale. Aga kui sa käid saunas, käid vees, käid saunas, käid vee all, vahepeal võib-olla lähed eesruumi natukene jahtuma, siis kogu aeg tegelikult nahast aurab vett ära. Ehk siis ainukene soovitus on siin see, et käia saunas sellise pigem mahedama temperatuuriga saunas, et mitte liialt tugeva, sest et liiga tugev temperatuur on ka nahale ärritav ja liigselt kuivatav, siis võib-olla saunakogemus jätta selliseks mitte liialt pikaks, et seda aurumist vähendada lihtsalt. Ja võttagi pärast sauna enda nahahooldust natukene toitvam, et kasutada kihiti siis selliseid tooteid, mis tõesti niisutavad ja poputavad nahka rohkem. Et võtta näoõli appi, näokreem kindlasti, niisutavad seerumid ja panna neid niisutavaid seerumeid võib-olla isegi paar kihti, näiteks Jordanaeri aminohapped või mereline hyaluroon. Ja et saada tõesti selline nagu see kaitse nahale tagasi, et see niiskus ei auraks enam nahast edasi välja. Ja võimalikult ruttu pärast siis saunaprotseduuride lõpetamist, pärast duši, olla veel selles soojas ja natukene niiskes saunaruumis ja teha oma nahahooldus seal kohe niiskele nahale või sellisele, ütleme, rätiku patsutatud nahale. Ära lase siis pärast sauna oma nahal täielikult ära kuivada. Et tee see nahahooldus ja keha kreemitamine kindlasti kohe põhimõtteliselt seal samas pärast duši, selles samas niiskes õhus. Et niimoodi sa tõesti saad oma naha sisse veel selle vee säilitatud või selle niiskuse. Nii, Piret küsib ka enda tehtud kosmeetika ja hooldustoodete kohta. Et selle koha pealt ka ma ei ole, ütleme niimoodi, ise selle kohta uurinud, väga palju tegelenud.
Rahva suu järgi on ju igasuguseid asju, mida oma nahale kanda, alates kurgiviiludest, jah, Piret mainib siin ka kaselehtedest, tõmmis. Et selle koha pealt tasub olla ühest küljest ettevaatlik, sellepärast et sa kunagi ei tea, ütleme, nende toodete tegemisel, mis on nende võib-olla nahale ärritavate koostisainetega, looduslikud koostisainet võivad olla nahale ärritavad. Et milline tuleb nende lõpuks siis selle toote protsentuaalsus või kui palju neid lõpuks seal on. Et nahahoolduses on ju väga-väga oluline mitu protsenti või mitu, ütleme, kui palju mahuliselt on mingit toimeainet, koostisainet, kas kreemis, seerumis, kus iganes tootes. Ja et kindlad protsendid, kindlad mahud töötavad nahal erinevalt. Ja väga oluline on just nahahoolduse toodete juures see, et kuidas leida selline optimaalne kogus, optimaalne maht, et ta nahale annaks efekti, aga ei oleks ärritav. Et see on tegelikult väga-väga peen keemia, väga-väga peen töö ja ütleme, et iseseisvalt mina ei julgeks väga teha. Ma tean, et mul ei ole ka võib-olla seda nii tugevat huvi ja püsivust, võib-olla isegi, aga et seal on omad ohud. Teistpidi, kui sa tunned, et miski, näiteks kurgiviilud on väga mõnus niisutamiseks, aga siis jällegi on vaja sinna kreem peale panna, sest muidu see vesi lihtsalt aurab ära ja see kurgiviil ei ole ka otseselt teinud väga midagi. Et seal on natukene sellised küsimärgid. Nii et selles mõttes see teema on jah natukene minust kaugemal, aga selle koha pealt tõesti jällegi need protsendid ja need koostisained ja peab väga teadlikult valima ja teadma, et mida millega sa üldse kokku segad ka. Ja teadma siis, et kuidas see nahal üldse mõjuda võiks ja kuidas seda kasutada. Et ta vajab sellist väga tugevat teadlikkust. Minul kahjuks ei ole seda infot ja ma ei ole sellega ise väga tegelenud. Nii, kas mul on jäänud veel midagi? Ahaa, siin tuli küsimus ka näomassaaži ja näo võimlemise kohta. Ja siin juures saan küll soovitada ühte imelist näojooga treenerit, ka nahahoolduse entusiasti ja ta on ka õppinud kosmeetikuks ja näojooga õpetajaks Evelin Piirak. Tema siis, tal on oma Instagram, Maia Roomi, panen ka selle lingi sulle video alla. Ja tal on olemas ka sellised minu meelest näojooga kursused, kus sa saad siis endale tervik selles mõttes videod, mille järgi hakata tegema. Endale siis sobivas ajarütmis minu teada ja Evelin on super. Ta toimetab, elab Pärnus, hetkel on ta pisibeebiga küll kodus, aga kindlasti mingi hetk naaseb ka töö juurde tagasi. Aga Evelini tõesti julgelt soovitan, et kes tunneb huvi näojooga ja näomassaaži ja näoga igasuguste toimetuste juurde, siis Evelin, super, panen ta Instagrami alla. Ma olen isegi tahtnud tema näojooga selle nii-öelda kursuse kaasa teha. Et võib-olla siit tuleb teha üks lüke ja katsetada see ära ja saaksin ka muidugi teile rääkida sellest. Väga vahva. Nii, mul on tunne, et vist ma sain kõik küsimused vastatud. Neid oli tegelikult päris palju veel vastamata, vabandust. Ma lihtsalt ei ole jõudnud. Ja need teemad olid ka natuke sellised, mille puhul ma ei tundnud, et mul on väga tugevat pädevust. No vot, aga tänaseks ma arvan sellisest lobisemisest aitab. Aitäh sulle südamest, et oled minuga, et oled mu kanali leidnud ja aitäh sulle, et vaatad mu videosid. Elagu 1. sünnipäev ja jätkame siis samas vaimus. Egas midagi. Ilusat kevade jätku kõigile. Me näeme juba järgmises videos. Olge tublid. Tšauka!